Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad! 9. mai läheb salvestamisele Matšpalli saate 105. osa, kui nüüd arvutused kõik paika peavad ja ükski saade arhiivist kaduma pole läinud. Millest täna räägime? Räägime tennise reeglitest. Meil on külas üks meie saate püsikuulajad ikkagi, Kairi Karpa. Tere Gunnar, tere Riho. Ja meil on mitte ainult Kairi külas, vaid meil on ka noor pukikohtunik Mattias Tempel. Tere ka teile minu poolt. Ja Riho, tere ka sulle. Tere. Kairi, sa oled tulnud Euroopa turneelt. Kus sa täpsemalt siis ära käisid? Mis magneteid külmkapi peale kogusid? Alustuseks ma ei kogu ühtegi magnetit, mul pole kodus isegi külmkappi. Aga ma käisin aprilli alguses Antalyas, oli Billie Jean King Cup, grupp 1, Euroopa-Afrika siis võistlus ja ma töötasin seal pukikohtunikuna ja nüüd käisin ma siis 2 nädalat olin pärast Antalyat Kölnis, Saksamaal, kus ma siis valmistusin oma üheks pukikohtuniku kooliks ja nüüd ma viimane nädal olin Barcelonas, just jõudsin pühapäeva õhtul sealt ja tegin siis oma pukikohtuniku järgmise taseme eksami ära. Nii et meil on Eestis nüüd pronksmärgiga pukikohtunik. Bravo! Mis see märk sulle annab, milliseid turniire nüüd saad siis teenindada? Pronksmärgiga pukikohtunik siis saab töötada Grand Slamidel pukikohtunikuna ja saab ka siis teha siis selle review officiali nii-öelda taseme või siis kategooria ehk siis töötada nii-öelda review officialina nendel turniiridel, mis kasutavad siis Hawkeye'd või siis seda elektroonilist kotkasilma või siis päris sellist turniiri, kus on ainult siis see elektrooniline joonekohtunike süsteem. Väga põnev. Mattias, mis kategooria sul on? Mul on hetkel rahvusvaheline pukikohtuniku kategooria, et ma otseselt ühtegi, mitte rahvusvaheline, vaid kohalik Eesti oma, et ma ei ole üheski koolis käinud veel. Aga miks sa tahtsid pukikohtunikuks saada? No kõigepealt ma alustasin nagu ikka pallilapsena ja siis tekkis ka huvi natukene kohtuniku töö vastu, kui meil olid need endise nimega Fed Cupid näiteks Tallinnas, sest osad mu nii-öelda sõbrad olid juba joonekohtunikud, siis ma mõtlesin, et ma proovin ka ja pöördusin Kairi poole, tegin käevalgeks Tennis Europe Winter Cupil Tondirabas ja sealt alates ma olin joonekohtunik ning ka vaikselt sealt pidi edasi ma proovisin olla ka pukikohtunik ning nüüd ma olen omajagu mänge saanud pukis ka teha. Palju sa ise veel mängid? Ma ise teen trenne, annan trenne, et nädalas ikka 5-6 korda jõuan väljakule ka. Surfasin natukene internetis, nagu me ikka teeme enne saateid. Tennisnetis on sinust tehtud 2 suuremat artiklit. 2021, siis kui sa olid veel Eesti noortennisist ja nüüd 2023 märtsis, kui sa olid juba Next Gen pukikohtunik. Vastab tõele, jah. Et räägi sellest Next Gen pukikohtuniku tiitlist. See tuli külge ühel Stockholmi üritusel. Jaa, täitsa nii on. Eelmise aasta lõpus Kairi tegi mulle nii-öelda pakkumise, et Rootsis tuleb nüüd selline nädalajane programm, kus toimub Tennis Europe 14 esimese superkategooria turniir. Ja Kairis aitas mul kandideerida sinna, sain sinna ning põhimõtteliselt nädal aega olingi Rootsis Kungenskana siis tennisehallis, mis on hästi suure ajalooga ja sain teha siis mänge, oli ka väike kool, tutvusin põhimõtteliselt erinevate noorte pukikohtunikega mujalt Euroopa riikidest ning see oli üks väga vahva kogemus. Mis riikidest olid? Mu enda toakaaslane oli prantslane, aga seal oli ka Slovakkiast, Serbiast, Horvaatiast, Bulgaariast, paar kohalikku Rootsi pukikohtunikku oli ning Itaaliast oli ka üks. Kairi, miks sa võtsid just Mattiase sinna kaasa? Sest keegi teine ei kandideerinud. Tegelikult on jah, siis ITF-i poolt on meie Euroopa regioonis siis selline Youth Initiative on selle nimi,
kus siis ITF koostöös siis Rootsi tenniseliiduga on selline tugev U14 superkategooria tennis Euroopi turniir ja siis seal toimub, nagu Mattias ütles, et esimestel päevadel on neil koolitunnid, kus siis on juhendajad ITF-i poolt saadetud, õpetavad neile samamoodi reegleid, protseduure ja siis alates, ma arvan vist kvalifikatsiooni otsustavatest ringidest on nad juba bookis ja siis terve põhiturniiri mängud ka, et neil on siis need nii-öelda juhendajad, kes neile annavad tagasisidet pärast mängu ja siis et see on selline tore programm, mis siis noortele bookikohtunikele on välja töötatud, et teha siis selle tööga tutvust ja siis anda neile võimalus teenida väike taskuraha ja siis saada niisugune rahvusvaheline koolitus. Et mina siin Eestis koolitan neid bookikohtunikke ja ma arvan, et neil on juba üsna villand minust, et iga kord olen mina seal siis klassiruumi ees, et ma arvan, see oli Mattiasele suurepärane kogemus ja võimalus, et näha ka, kuidas nii-öelda rahvusvahelisel tasemel see koolitamine käib. On sul Mattias Kairist villand? Ei, kindlasti ei ole villand. Kusjuures eilisegi õhtul arutasime veel nii-öelda open book teste, mis iga aasta booki kohtunikele saadetakse ja ka siis, arutelud on põnevad, meil läks isegi vist 1,5 tundi või natuke kauem, aga arutasime neid teste ja ütleme nii, et iga päev õpid midagi uut. Kas meie ka open bookist mõne harjutuse saame Rihoga täna? Selles suhtes meie täna räägime tennisereeglitest, mis on praktilised nii harrastusmängijatele kui ka võistlussportlastele, et ma ütlen reeglitest, me võime rääkida päevade viisi, et seda materjali on nii palju, aga meie räägimegi ITF-i tennisereeglitest, et me nii palju ei liigu nii-öelda erinevate võistlussarjade juurde, sest igal võistlussarjal on ju ka oma regulatsioonid, on Grand Slamid, VTA, ATP, Davis Cupid, Fed Cupid ja siis ITF-i erinevad tuurid ka. Et räägime põhilistest tennisereeglitest ja miks ma üldse võtsin Gunnar sinuga ühendust, võib-olla sa mäletad, kui teil oli tennisevarustuse teemaline... Jaa, ma tahtsin ka just selle eellooni jõuda. Podcast, et siis võib-olla sa tutvustad selle... Eellugu oli siis selline, et kes pole veel näinud meie tennisevarustuse videocasti, siis kindlasti soovitan, jagasime ikkagi väärt näpunäiteid seal. Ja siis rääkisime vist tennisepükstest. Ja siis Riho küsis, et kas ma tean, mis juhtub siis, kui pall kukub pükstest välja. Riho, sa ütlesid, et siis läheb punkt vastasele. Aga Kairi võttis meiega Facebookis ühendust. Ei lähe punkt vastasele. Esimene kord saad hoiatuse ja kui teine kord, ükskõik kas see on pall või müts või mis iganes, kui see korduvalt juhtub, siis on see probleem. Esimese korraga ei ole. Jaa, mõte oli 50% õige, pooleldi oli see õige, aga selles mõttes, et me ei anna mängijale seal hoiatust. Et hoiatus, nii-öelda see karistussüsteem on, hoiatusi me anname mängijatele teiste asjade eest. Aga kui pall kukub punkti all taskust välja ja segab vastast, siis mängitakse punkt ringi ja iga teise ja järgneva juhtumi puhul siis, ja sinnale alla läheb ka see, kui mul teist korda kukub müts peast ära. Või patsikumm või ükskõik. Või patsikumm. või siis, et iga siis järgnev on mängijale siis mängija kaotab punkti. Aga me sellest hoiatust ei anna, et me lihtsalt teeme selle nii-öelda verbaalse meeldetuletuse mängijale, et järgmine kord sa kaotad punkti. No, see on väga hea, et me saime selle nüüd väga täpselt, selgelt teada, kuidas see päriselt käib, aga võib-olla enne, kui me päris reeglite juurde läheme, ma korra hüppan vahele, ma tahtsin teie käest küsida, võib-olla küsimus teile mõlemale. Ma puutun päris palju kokku televisioonis tennise kommenteerimisega ja mäng on väga palju muutumas. Me teame, et ATP ja VTA on võtnud vastu otsuse, et 2025. aastast kaovad ära joonekohtunikud. Bookikohtuniku amet on ikka üsna selline amet, kus on vaja päris pikka süütenööri ja väga-väga tihti me teame ju, et kui mängijal on väljakul probleemid, siis kogu see pang kõikide asjadega valatakse bookikohtuniku kaela, et miks te seda naudite, seda tööd? Küsiks siis nii. Mattias? Ütleme nii, et see hoiab kindlasti ka seda adrenaliini üleval, et sul ei ole nagu otseselt sul ei teki sellist igavat hetke seal bookis, et sa
istudki ala näiteks 2 tundi seal ja sa lihtsalt vaatad, kuidas pall jääb ühelt poolt teisele poole. Et see teeb ka meie jaoks minu meelest selle mängu natuke huvitavamaks, sest siis sa saad nii-öelda rakendada erinevaid reegleid, vahepeal ka hoiatuse andmine võib-olla annab nii-öelda lahendab olukorda veits, rahustab maha, aga endal on ka kogu aeg selles mõttes huvitav, et sa oled ise ka seal mängus sees. Ja minu puhul on see, mis nii-öelda teeb selle asja meeldivaks. Ma olen ise tennist vaadates telekast kadestunud need inimesi, kes suudavad algust lõpuni ilma ühtegi segajat kätte võtmata mängu vaadata. No tänapäeval on nii kerge, ma vaatan midagi, mis seal Delfis toimub. Ja siis ma olengi jagan ennast enda tähelepanu 2 asja vahel, et teil seda võimalust ei ole, et telefoni kätte võtta pukis, te olete algust lõpuni pead kaelapidi sees. No, Kairi, kas ma ei mäleta, kas sa rääkisid siin saates selle telefoniloo või räägid sa selle uuesti korra? Ma mäletan, et ühest joonekohtunikust, kes telefoni helises. Ma mäletan ka, aga räägi see uuesti, jah, muidugi. Jaa, et kõikidel mängijatel väljaku peal ei ole lubatud mängu ajal kasutada elektroonilisi seadmeid, ehk siis mängijad ei tohi kasutada ja samamoodi ei tohi kasutada elektroonilisi seadmeid kohtunikud, nii joonekohtunikud, pukikohtunikud kui siis kõik teised kohtunikud, kes seal väljaku ümber seda mängu teenindavad. Et jah, meil on siis nutitelefonide, nutikellade täielik keeld ja Madridis oli eelmisel aastal hakkas siis joonekohtuniku see kast, mis oli seal, reklaamkast, mis oli joonekohtuniku tooli ümber, hakkas helisema ja oli mängija Putintseva, alguses ta arvas, et see helin tuleb publiku seast, seal kes siis esimeses ridades on ja siis see telefon helises seal mitu punkti järjest ja Putintseva loomulikult ärritus sellest ja tegi siis märku selle pukikohtunikule ja kui pukikohtunik läks pukist alla, siis ta avastas mitte, et see ei tule publikust, vaid see tuli joonekohtuniku sealt kastist ja ta võttis selle joonekohtuniku dressipluusi ja viis selle väljakust välja ja loomulikult see joonekohtunik tegi oma vahetuse lõpuni ja ta eemaldati turniirilt, et sellised tagajärjed on. Oota, Putintseva võttis dressipluusi ja viis välja? Ei, pukikohtunik tuli pukist alla, sest et see telefon endiselt helises ja keegi ju loomulikult ei saanud seda välja lülitada või kinni panna, sest see joonekohtunik tõenäoliselt lootis, et ehk siis telefoni ei helise enam või siis et ega tema ei saanud minna ja seda telefoni kinni panna. Et karmid tagajärjed on, kui me siis rikume sellist reeglit ja loomulikult on tagajärjed ka mängijatel, et ka nemad saavad hoiatuse juhul, kui neil kotis heliseb telefon ja see segab nii-öelda punkti. Aga kas selle joonekohtuniku karjäär lõppes tol päeval? Jaa, sellel turniiril on ametlikult kohe läbi. Turniiril läbi või karjäär ka läbi? No karjäär, selles mõttes, et karjäär võib jätkuda, aga kindlasti seal on mingid hoiatused, et seda otsustavad juba teised inimesed, mina seda ei tea täpselt, missugused karistused veel võivad järgneda, aga automaatselt tuleb kohe turniirilt eemaldamine, ehk siis selleks turniiriks on kohtunikul kõik, juhul kui ta siis kasutab telefoni väljaku peal või nutikella. Aga Kairi, sa tahtsid meile mingit mõtteharjutusi anda? Me hea meelega paneks ennast proovile. Jaa, et selles suhtes ma tegin siis endale kokkuvõtte ITF Rules of Tennis. Selline äpp on ka olemas, et mina kasutan seda äppi telefonis ja ma siis nii-öelda... Ei, Reho, me ei võta seda äppi ette peale. Ei, ma tahtsin tegelikult, võib-olla kui tohib vahele veel segada, põigelda, enne kui me selleni läheme, et ka jälle äkki küsimus teile mõlemale, et võib-olla te enne veel ütlete ühe sellise asja, et millised on olnud sellised situatsioonid või olukorrad, kus on, ütleme nii, et vererõhk on läinud kõige kõrgemale ja pulss on olnud kõige kõrgemal. Kas see olukord on selline, et ei ole suutnud seda lahendada või see on selline absurdne olukord või mõni mängija on lennanud peale sellises situatsioonis, kus nagu, no näed, et tegelikult asi on nagu väga-väga kriitiline, et kas te mõlemal äkki võib-olla, sul Kairi võib-olla rohkem, et kas tuleb midagi sellist nagu meelde? Igasugused olukordi tekib tennises. Ma alustaks siin, Mattias, siis saad mõelda korraks. Mina ütlen, et minul joonekohtunikuna või pukikohtunikuna
need on täiesti tavalised olukorrad, kui me vaidleme palli üle, kas mina nägin nii, mängija nägi teistpidi, et selliseid suuri nii-öelda väga mingeid suuri korrarikkumisi või siis et kas ma annan punktikaristuse või geimikaristuse, minul ei ole karjääri jooksul olnud, aga ma arvan, et niisugused suuremad väljakutsed on olnud just peakohtuniku töös, et ma töötan ka peakohtunikuna, et seal on küll, ma arvan, et vererõhk läheb üles siis, kui ilm on kehva, ma pean mõtlema, kas minna mängudega sisse, et on sellised nii-öelda olukorrad või siis on ka ikkagist nii suured käitumisprobleemid, et ma olen ka võtnud mängijale andnud disklahvi. Et ma arvan, sellised olukorrad on nagu peakohtunikuna mulle rohkem meelde jäänud ja on nii-öelda väljakutsuvamad kui siis see, et väljaku peal olla. Et selles mõttes, et kas sa pukis olles, ma jätku küsimusena küsin, et kas pukis olles sa siis tunned, et ise ka, et see vastutus ei ole ainult sinu peal, vaid ikkagi peakohtuniku peal, jah? Jaa, et pukikohtuniku nii-öelda kõik need, selle nimi on siis question of tennis law, et sellised nii-öelda mahavõtmised või täpselt ka Davis Cupil ja Billie Jean King Cupil kaptenite karistused, et sellised suuremad otsused võtab alati vastu ikkagist turniiri supervisor või referee, et selles suhtes jah, et väljakul me tõesti vaidleme mängijatega mingi olukorra üle, kas siis mängida punktringi või mitte, kas joonekohtunik luges valesti, kas pukikohtunik luges valesti, et ma ütlengi, et need on väga igapäevased ja iga mäng selliseid nii-öelda diskussioone mängijate ja kohtunike vahel toimub, aga just sellised väljakutsuvamad hetked on ikkagist nii-öelda disklahv või siis kas tõesti mingi ajakava muutus või tabeliviga, aga need juba puudutavad siis turniiri peakohtuniku tööd rohkem. Mattias, mis sinu lugu? Ma peaks siinkohal Kairiga nõustuma, et mul ka otsest ei ole olnud selliseid laamendajaid mängijaid, ei ole sattunud ka. Võib-olla 2 kõige pingelisemat või keerulisemat situatsiooni oli see, kui ma pidin eelmine aasta meistrivõistlustel meeste finaalis pukis olema. See oli selline nagu suur vastutus mulle, seal mängis Mark Lael mängis Kristjan Tammega ja ma polnud nii nii-öelda... Sa olid pukis selle? Ma olin tolles mängus pukis, ja ma ei olnud nii nii-öelda kõrge tasemelisel mängul pukis olnud, see oli ka 5 parem kohtumine ja alguses oli kindlasti pulss oli laes, aga peale sellist 1,5 geimi ma arvan, ma juba rahunesin maha, siis ma olin enda tsoonis, ma ei pannud seda rahvast ega mängijaid tähele, vaid ma keskendusingi selle enda tööle, vaatasin, et pallilapsed teeksid kõike korrektselt ja joonekohtunikud samamoodi. Et kindlasti, et ma arvangi, et minu jaoks ongi paljudel kordadel, kui ma pukis olen, need esimesed geimid ongi hästi sellised pingelisemad, sest sa üritad saada sinna nii-öelda mugavustsooni, et sa tead, et sa teed nüüd kõike õigesti ja korrektselt. Mul on paar lugu, mis mul tuleb meelde, ma küll ei ole kunagi, võib-olla olen ka, ma ei tea, kas ma olen pukikohtunik olnud, aga ühesõnaga mul tuleb pigem turniiri direktorina mõned lood meelde, et kunagi ma mäletan Saaremaa Openil, kui, ma ei tea, kas Kairi, oled sa käinud selle pukikohtuna, oled ikka vist käinud, jaa. Oli selline olukord, kui üks Läti mängija lubas meie noore pukikohtuniku, kes just alustas oma karjääri, võttis reaalselt pukist kinni ja ütles, ta raputab selle kohtuniku alla. Ta võttis kramplikult sellest pukist kinni, see pukk käis niimoodi, et see pukk kukub ümber, ta ütles, ta raputab, ta oli nii närvis, et ta ütles, ta raputab selle kohtuniku alla, asi läks nagu päris ohtlikuks. Ja teine olukord oli seal samamoodi Saaremaa Openil oli, kui... Aga kuidas see lahenes? Ei, ta lahenes ikka niimoodi ära, et ma mäletan, et ma ei mäleta, mis see peakohtunik selle lätlasega pärast tegi, aga loomulikult talle ikka selles mõttes mingid asjad tal olid seal. Ma lihtsalt nägin seda situatsiooni pealt. Ja teine situatsioon oli see, kui meie lugupeetud tenniseliidu juht Allar Hint oli pukis ja ma mäletan see võis olla äkki, ma ei mäleta, kas see oli hispaanlane, igal mingi välismängija ja mäng just lõppes ja oli mingi jälg, millega ta ei olnud nõus. Ja siis tuldi väljakut koristama ja siis ta ei lubanud harjaga seda üle tõmmata, ütles, et oot, ma teen sellest jäljest pildi, ma saadan selle ITF-i ja ITF saadab kohe vastus, ütleb, kas see pall on sees või väljas. Ja siis me alles otsustame, et enne ma ei lähe siit väljaku pealt ära, niisugune situatsioon oli päris huvitav. Ja muidugi üks situatsioon, mis mul tuleb meelde, väga palju on nüüd just viimasel ajal on see hästi aktuaalne olnud, on tualetipausid.
ja see tuli ju kuulus Kreeka tennisist Stefanos Tsitsipas, kes selle päevakorda tekitas, et siin on igasugused spekulatsioonid, et võetakse paus ja kaua see paus kestab ja mis seal tualetis tehakse ja võib-olla helistatakse telefoniga isale, küsitakse nõu ja nii edasi, ma mäletan, aga üks asi, mida ei ole reglementeeritud, on see, aga mis puudutab pukikohtuniku ja siis ma mäletan, et üks Eesti pukikohtunik, kelle nime ka mainida ei taha, otsustas keset geimi, et temal on vetsupausi vaja ja jooksid lihtsalt väljakult minema ja siis mängijad olid käed püsti, et mis nüüd saab, et kohtunik lahkus, et seda ei reglementeerita või võib-olla Kairi teab, kas seal on ka mingi reegel, kuidas pukikohtunik võib vetsupause võtta? Pukikohtunikule ei ole ette nähtud mängu ajal WC pausi, aga jah, selles suhtes, et kui tuleb minna, siis ikkagi tuleb minna ja et ma olen ja näinud neid olukordi, kus siis mõlemad mängijad lähevad ja läheb ka pukikohtunik, eriti kui on pikk mäng varem 5 setist, et me kujutame seda ette, eks ole, et pukikohtunik istub seal tunde, aga jaa, et aga päris keset geimi minna, see on ikka olukord mõlemale mängijale ja päris keeruline, et kui seal siis tuleb see paus, aga jah, et neid WC-pause nüüd on igal tuuril jälle reguleeritud, et see on igal tuuril erinev jälle ja ikka andis õppida neid reegleid, et aga õnneks praegu on selged kõik asjad, aga jah, nii on. Okei, anna meile nüüd mõni nuputamisülesanne. Jaa, alustame siis kõige elementaarsemast, väljaku pikkus. Nii, ma tegin nalja, keegi ei pea nüüd teadma. Et väljaku siis mõõtmed, need on olulised 18 meetrit. Oluliselt teada siis kohtunike koolides, et loomulikult keegi ei küsi neid teie käest, aga võib-olla te teate, kui palju on võrgu kõrgus keskelt mõõdetuna? 92, 91, 90, midagi sinna kuskile. Mina ei vastu võrgu. Jaa, Mattias teab. 91,4 sentimeetrit. Näed, ma ütlesin päris täpselt. Jaa, et see on siis kindlalt üks mõõt, mida iga pukikohtunik enne mängu mõõdab ja ka iga peakohtunik, kui nii-öelda ei ole siis pukikohtunike mängus, et peakohtunik enne võistluspäeva siis ka hommikul ikka peaks võrgud üle mõõtma. Kas ma saan mingi punkti nüüd panid kirja? Täpselt läks ikkagi punkt Mattias. Mattias ei mängi, Mattias on elukutseline. Ma pean siia meie-teie, nagu on ikka Eesti tabloodel. Ja siis on järgmine oluline punkt, kui me mängime siis üksikmängu paarismängu võrguga. Mis siis seal eriline on? Üksikmängu paarismängu võrguga. Ma küsis, miks see võrk üldse eriline? Seal on üks selline oluline nüanss, et see võrk, mis on peale võrguposti, ei ole tegelikult võrk üksikmängus, ehk kui näiteks see postist väljaspool tripsuga tuleb pall sisse, siis see on juba out, et seda võrku ei ole olemas üksikmängus. Ma arvan, et see oli vist see, kuhu sa selle küsimusega suunasid. Jaa, punkt Rihole, et tõesti siis kui me mängime üksikmängu paarismängu võrguga, siis me kasutame üksikmängu poste, seda esiteks, et siis need tuleb panna ka 91,4 sentimeetrit siis üksikmängu välisjoonest, välimisest küljest siis sinna paarismängu küljejoone poole ja siis täpselt, et see osa, mis siis on üksikmängu postist kuni see võrgu osa siis ja siis paarismängu võrgupost, ehk siis üksikmängu ajal on see osa justkui, selle nimi on permanent fixture inglise keeles, ehk siis püsitakistus. Kui mängija puudutab seda osa, siis läheb punkt edasi. Kui pall läheb sinna pihta, kui ma löön palli sinna, siis see on out ja ma kaotan punkti. Aga Kairi, sulle vastu küsimus, kas on mingisugune reegel ka selle kohta, et kus kohas kasutatakse kindlalt üksikmängu, ma teame, Grand Slamidel on, eks ju, vahetatakse Wimblis, aga kas on mingi reegel ka, millistel turniiridel, millises kohas ei tohi olla kindlasti paarismängu võrku? Ei, et see on ikkagist ainult nii-öelda, ma arvan, nagu prestiisi küsimus, et siis kõikides Grand Slam turniiridel kasutatakse siis peaväljakutel. Ainult peaväljakutel? Ainult peaväljakutel. Ja kõikides ringides või? Jaa, üksikmängudes, üksikmängu võrku. Ja sest teistel väljakutel on, väiksematel väljakutel on Grand Slamidel ka kasutuses paarismängu võrk, üksikmängus ja üksikmängu postid. Jah, sest me oleme ju näinud neid kordused, need imepäraseid lööke, kus tuleb Federer ja lööb selle palli sealt võrgu kõrvalt taha nurka sisse, mida sa paarismängu võrguga teha ei saa, eks ju, et see näiteks sellised situatsioonid.
täpselt, et jälle see üksikmänguvõrk siis annab väga palju neid mänguolukordi, kus sa saad sealt võrgupostist mööda lüüa, et kui sa mängid mängu paarismänguvõrguga, siis neid super imelööke ei tule, et see lähebki siis sinna selle ala pihta, mis siis on nii-öelda see permanent fixture ala ja sellisel juhul mängija, kui lööb palli sinna pihta, Gunnar, mis siis saab? Võrgu pihta või? Lööb posti pihta? Selle ala pihta, mis siis on üksikmängu postist kuni võrgupostini. See võrgu osa ja ka siis see paarismängu võrgupost. Punkt läheb vastasele. Just, et siis kui mina löön palli sinna pihta, ma kaotan punkti. Nii, me saime siit 2 punkti ühe küsimusega. Jaa, suurepärane. Nimetage veel mulle mõni see püsitakistus, palun. Pukikohtuni pukk. Punkt kirjas. Aga kui läheb sinna vastu, on jälle vastasele punkt või? Just täpselt. Põrkega ei või? Ei, ei. Riho, oskad ka mõne asja nimetada? Lendav lind üle võrgu. Jaa, see siiski püsitakistus ei ole. Püsi ei ole, aga kui sa lööd talle pihta. Ja, mul oli see ka küsimus kirjas. Tuleb see vares, lendab üle võrgu, lööd talle pihta. No on tegelikult isegi niimoodi õnnetult linnud surma saanud. Jaan Martinson näitas mulle pesapallist täna näidet. Kui visati, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse seda viset, aga enne kui kurikas siis tabas palli, jõudis lind sealt vahel lennata. Nii. Mis tennises juhtub? Te ei tea vastust? Ümbermängimine ma pakuks. Kui sa lööd linnule pihta, jah? Jaa, nii on. Et sellisel juhul on see nii-öelda väline segamine ja siis me mängime punkti ringi. No võib-olla permanent fixture, sa võtad võib-olla veel, kui sa lööd loppi ja läheb kuskil lakke vastu lage näiteks, või sa lööd kuskilt valgusti. Ma ei tea, kuidas seda arvestatakse, kui sa kuskilt mingisuguse konstruktsiooni vahelt läbi lööd, aga ta ei puuduta seda konstruktsiooni, siis on ju okei tegelikult. Kui kohtunik näeb, et ta läks kuskilt raudade vahelt läbi, aga midagi ei puutunud, siis punkt läheb edasi. Jaa, et kui me ei kuule või me ei näe, et on muutunud siis palli trajektoor, siis sellisel juhul ei ole meie jaoks pall mitte ühegi konstruktsiooni pihta läinud ja punkt läheb edasi. Juhul, kui pall kukub õigesse kasti. Väga huvitav. Ehk siis kõik, need püsitakistused on kõik asjad, mis väljaku ümber on. Võrgu, need taga ja külje foonid, pukikohtuniku pukk, pukikohtunik, pealtvaatajad, tribüünid ja mängijate pingid ja siis täpselt nagu me ütlesime ka siis see võrgu osa, mis siis on üksikmängu postist kuni siis selle võrgupostini ja samamoodi ka pallilapsed ja joonekohtunikud, kui nad on siis oma tööpositsioonis. Et kui me näiteks segame mängijat, juhul kui ma vaatan näiteks keskmist servijoont ja liigun küljejoone peale joonekohtunikuna ja siis mängija näiteks puudutab mind ja siis ütleb, et see joonekohtunik segas mind, siis tegelikult ka see, kui ma liigun oma positsioonilt või see liikumine on ka, tähendab seda, et joonekohtunik on oma positsioonil ja ta on nii-öelda püsitakistus, mis siis tähendab seda, et mängija me ei saa öelda, et me mängime nüüd punkti ringi, et see on lihtsalt ka üks mängu osa, et mängija seal ei saa siis nii-öelda sellele appelleerida, et joonekohtunik liikus ja see segas mind, ehk siis punkt jääb kehtima. Ma toon siit, mul meenus, kui me tegime Andres Võsandiga saate, siis ta meenutas, et US Openil tal ühel kaitsemängu jooksul palli päästes jäi pihku pukikohtuniku tool ja mida ta siis hoidis käes ülejäänud punkti aja. Sellisel juhul see tool on ju ka püsitakistus. Jaa, tool on ka püsitakistus, et sellisel juhul, kui joonekohtunik ei ole oma siis nii-öelda positsioonil ja ta liigub sealt ära, et näiteks vältida mängijaga kokkupõrget, siis mängitakse punkt ringi. Ehk siis ei ole mängija, joonekohtunik oma positsioonil. Tervitused Andres Võsandile, ta on selle koha pealt unikaalne mängija maailmas, ta on ainukene, kes selle tooliga mängid niimoodi. Ma küll rohkem ei tea kedagi. Nii, me juhime 3-1. Jaa, siis järgmine punkt, pall. Kui pärast punkti mängimist mängija toob mulle palli ja ütleb, et see on pehme, mis siis saab? Pärast punkti mängimist. Punkt on mängitud juba. Ma ütlen midagi ei saa, uued pallid. Punkt on mängitud. Riho? Jaa, punkt on mängitud ja võtab selle kohtuniku selle palli ära, kui ta arvab, et see on pehme, aga seda punkti ümber ei mängita. See on õige. Mis siis, kui mängija toob pukikohtunikele palli ja see pukikohtunik katsub seda palli, seal ei ole rõhku enam sees, ta on katkine pall on.
aga sellega on mängitud? Sellega just mängiti punkt ja aga osutus katkiseks? Ja see pärast punkti mängija toob mulle palju, ütleb, nii, siin ei ole rõhku sees, ma saan selle 2 käega täie jõuga suruda nii-öelda tühjaks ja seal ei ole rõhku sees. No siis mängime ümber. Ei mängi või? Sa ju ei tea, millal see pall katki läks ju. Äkki ta tegi pärast tahtlikult, jah? Mina tahaks öelda, et ei, see pall võetakse ära, aga punkt ümber ei mängita. Nii, punkt siis läheb Gunnarile. Ikkagi mängitakse ümber või? Jaa, ehk siis kui on pehme pall, et seal on endiselt rõhk on sees, siis me ei mängi punkti, ringi punkt jääb kehtima, kui pall on katki ja me oleme kindlad, et selle palliga just see punkt lõpetati, no näituseks punkt saab läbi ja mängija koheselt võtab selle enda kätte ja toob pukikohtunikule, ütleb, vaata, see põrge oli vale, katkine pall ja ma 2 käega pigistan, rõhku pole, siis see on nii-öelda defineeritakse kui katkine pall ja sellisel juhul mängitakse punkt ringi. Ma siia siis lisaks täienduseks ka küsimus teile. Mul juhtus selline situatsioon Rootsis, täpselt samamoodi katkine pall. Olen Pukis, ma arvan, see oli kõige viimane mäng, mis ma üldse tegin seal ja kõigepealt mängija lööb esimese servi, viga, lõi võrku ja võtab taskust palli välja. Aga siis ta hakkab seda palli vaatama ja seal palli küljest on nagu karvad veits lahti, et põhimõtteliselt pall on nagu katki, ei saa mängida. Ta toob minuni ja nüüd mul ongi küsimus, et mis oleks nagu õige otsus teie arvates, kas siis eelmine punkt ümber mängida, uus punkt või teine serv? Aga seda palli ei ole kasutatud, ta peab mängima teise servi, ma arvan. Uue palliga teine serv? See vastab tõele, jah. Ma lahendasin selle olukorra samamoodi. Algus ma ikka mõtlesin, ronisin seal pukilt vist ikka väga aeglaselt alla, aga lõpuks ikkagi otsustasin, et teine serv ja siis see ülevaataja, kes seal tribüünil oli ja näitas mulle pöialt, ütles, et jah, õige otsus. Ja. Väga lahe olukord. Ma ütlen siia vahemärkusena, et Mattias sai oma ülevaataja käest väga tugeva hinde selle Stockholmi turniiri eest. Mitu mängu sa üldse tegid seal turniiril kokku? Kui ma nüüd ei eksi, siis ma tegin seal 13 mängu kokku. Et sinna siis läksid kõik siis nii-öelda kvalifikatsiooni lõppkohtumised, üksikmängu põhiturniirid ja paarismängu põhiturniirid. Ja, et see nii-öelda mängude ja üldine tagasiside Mattiase kohta oli ka väga positiivne, et ma saan ka Mattiast kiita ja mul on väga-väga hea meel, et meil on ikkagi tulemas seda järelkasvu ja see teeb mind väga-väga rõõmsaks. Kas üks mäng võtab selles mõttes vaimselt ja emotsionaalselt ja füüsiliselt läbi ka? Ma kujutan ette, et kui Riho kommenteerib ühe pika mängu ära, siis ta on pärast väsinud. Oled ju nii? No see väga oleneb, et see vahet ei ole, kas sa kommenteerid või vaatad, kui sa sellega nii-öelda 110% oled selles mängu sees. No ma olen Grand Slami matše vaadanud, Roger Federeri mäng 4,5 tundi niimoodi, et ma ei saa minna võileiba tegema, ma ei saa minna tualetti, sest ma tahan igat momenti näha ja see võtab samamoodi läbi. Aga pukis olles võtab või vaatad, vahet ei ole? Pukis olles kindlasti teatud mängud võivad läbi võtta. Rootsis täpselt samamoodi. Ma olin mingid mängud oli 2,5 tundi, võib-olla enam, aga kogu aeg midagi toimus seal, et selles mõttes sai olukorda ja asju lahendada, aga kui on lihtsalt näiteks mõned mängud, kus nii-öelda mõned mängijad on korrektsed, mis on iseenesest ideaalne, et sa ei pea midagi tegema, nemad on tublid, aga see mäng kestab 2,5 tundi, siis tekivad võib-olla sellised olukorrad, kus sul nii-öelda võib-olla tähelepanu võib hakata ära ajuma, aga ütleme nii, et otsast ära ei tüdine, aga väsimust tunned kindlasti rohkem peale selliseid mänge. Ja vetsu ei saa. Ja vetsu ei saa. Ja vahepeal ei saa võileiba ka süüa, kui kõht tühjaks läheb. Et eks see nii on, aga ma arvan, et mina olen ka nüüd nagu selle kogemusega, et see pukikohtuniku ja üldse kohtuniku töö tuleb ju kogemusega, et me läheme igat mängu ikkagist ka nii-öelda teadlikult, et see võib tulla pikk mäng ja me ei mõtle, et 6-0, 6-0 ja saab kiirelt sealt pukist ära. Et see vaimne valmistumine enne mängu ka ja eelkõige, mis teeb selle pukis olemise mugavaks, on see, kui sa tead reegleid. Kui sa tead selle tuuri reegleid, milles sa siis parasjagu, kus võistlusel sa oled, kui sa tead neid logosuuruseid, kui sa tead WC-pausi nii-öelda arve ja lubatud ajapiiranguid, kui sa tead siis ka neid tennisereegleid ja nii edasi, et see teeb juba ka selle olemise seal mugavaks, et ükskõik mis olukord võib tekkida, et siis kas või on siis see palli olukord, mis Mattiasel oli, et ta lahendab selle
rahulikult ja korrektselt, et see tagabki selle, et see nii-öelda mängus olukorrad, mis võivad tekkida, lahendatakse efektselt ära. Aga jätkame. Jaa, nüüd on selline olukord, et mina servin esimese servi vea ja Gunnar, sa lööd selle palli tagasi, aga samal ajal sul lähevad reketikeeled katki. Mis saab? Mis võimalused sul on? Minu kui reketikeele katki lööja võimalused. Reket loomulikult ära vahetada. Jaa. Mis võimalus sul veel on? Oodata topeltviga. Jaa. Okei, kas mängija peab minema reketit vahetama? Kui pärast esimene serv on viga ja siis lähevad keeled katki? Et kas ma pean minema? Ma arvan, ma ei pea. Riho, mis sina arvad? Mina mõtlesin praegu selle peale, et kui sa esimese servi oled ära löönud, siis tegelikult punkt käib. Ehk siis punkt juba algas, et sul ei ole õigust minna reketit vahetama enne, kui punkt läbi on. Et sa pead selle teise servi ka selle katkise reketiga äkki ära tõrjuma. Mul on siuke mõte, aga äkki ma igaks juhuks ei ütle seda eetrisse, äkki on valesti. Ma ei tea. No sa juba ütlesid. Ja, see on juba eetris. Et tõesti, et kui pärast esimene serv on viga ja tõrjujal lähevad, siis seal selle palli nii-öelda löömisega lähevad keeled katki, siis tõrjuja saab valida, kas ta läheb keeli reketit vahetama või ta ei lähe vahetama. Kui ta ei lähe vahetama, siis on servial teine serv. Kui ta läheb keeli vahetama, siis on servial esimene serv. Esimene serv. Kui läheb, siis on esimene serv. See on huvitav. Ma mõtlesin, et äkki kaotab punkti hoopis. Ei kaota, ehk siis ma ju rikun või nii-öelda segan servi ja rütmi sellega. Ja. Meil oli üks küsimus, oli nüüd seal eksamile ka, et juhul kui servija võtab challenge'i, esimene serv on viga ja servija võtab challenge'i ja samal hetkel läksid ka selle palli tagasi löömisega tõrjujal keeled katki ja tõrjuja jõuab ära vahetada selle aja jooksul, kui challenge veel tuleb. Ja nüüd on, et challenge on audis. Siis ta ei seganud, eks ju? Ehk siis call stands nüüd, aga kas nüüd on servijal esimene serv või teine serv? No siis peaks olema ikkagi teine serv, sest ta ei seganud vastase rütmi, eks ju. Täpselt. Päris keeruline, vaata palju asju teadma. Nii-öelda selle delay põhjustas challenge'i võtmine, mitte tõrjuja. Et ma ütlen, neid nüansse on nii palju, et see on väga huvitav reegel. Ma ei tea, kas võib-olla sul tuleb see või ma põikan vahele, kui sa ütled, sul tuleb see veel, siis räägid hiljem, aga ma mõtlesin, see sama teema nagu tihtipeale ka lihtsalt ilma puki kohtunikuna on see teema, et kahe servi vahel, kui need pallid veerevad, et mis ja kuidas, et see on Kairil endal on, mäletan mälestused, kui siin üks mängijaga, lõpuks me lõpetasime advokaatidega siin. Jaa, sellest me räägime kindlasti veel. Okei, siis me räägime. Aga jah, aga siis on ka selline nii-öelda ITF reeglite järgi on see, et profitennises mängija ei tohi alustada punkti katkiste keeltega, mis siis tähendab seda, et alates siis ITF World Tennis Tour, mehed ja naised siis tuurist, ehk siis seal ma ei tohi punkti alustada katkiste keeltega. Et seal, kui mul lähevad keeled katki, siis ma enne uut punkti kahe servi vahel ei pea, aga enne uut punkti ma pean võtma uue reketi, kus on keeled on terved. Võib-olla põikaksin ka korra vahel, et mul Rootsi analoogne olukord, aga me praegu rääkisime tõrjujast, aga mul on nüüd küsimus teile, et kui servija lööb esimese serviga keeled katki, tal on samamoodi õigus muidugi edasi mängida või välja vahetada, aga mis saab siis, kui ta otsustab nüüd reketi välja vahetada, jah? No siis peaks olema ju ka loogiline, et tal on teine serv. Või? Jaa, see on täiesti õige. Tal tulebki teine serv sellepärast, et põhimõtteliselt tema on otseselt süüdi selles, et tema varustus ei ole piisavalt korrektne, et ta saaks punkti mängida ja tulebki teine serv. Aga olin seal, siis kindlasti tekkis kohe selline situatsioon, ta kaotas selle punkti, sest ta võttis selle aega, minust oli topelt hea ja siis tuli minu juurde ja hakkas ütlema, et kutsu supervisor, ma oleks pidanud esimene serv olema. Et need on alati sellised huvitavad situatsioonid. Kuulge, aga mul on teile küsimus selline, et näiteks ma mäletan praegu tuleb mul meelde, oli alles see väga legendaarne matš, kus Olger Rune mängis Andrei Rubljoviga ja Olger Rune lasi omale panna ühe sellise keelestusega reketi, mida ta tavaliselt ei kasuta ja väga tähtis game, oligi väga tähtis game, ta oli murdega peal 4-2 ja võttis siis selle reketi ja
lõi topelt vea ja jooksis ja võttis vahetas teise reketi ära. Kas mingisugune reegel on seal ka, et kas ma võin neid reketeid vahetada, kui palju ma võin vahetada ja mismoodi ma võin vahetada neid reketeid game'i sees? No game'i sees on mängijatel iga pärast punkti enne uue punkti alustamist 25 sekundit aega. Teeb tahad. Võid iga kord vahetada, kui tahad. Kui sa jõuad selle aja sisse, neil on shot clock väljaku peal, siis ta võib seal neid reketeid vahetada. Okay. Aga esimene ja teine serv siis teine serv tuleb lüüa nii-öelda ilma viivituseta. Ehk siis esimese ja teise servi vahel me peame siis seda aega jälgima, et siis mida see mängija seal selle esimese ja teise servi vahel teeb. Aga nüüd nendel tuuridel on ikkagist väljaku peal shot clock ja 25 sekundit. Shot clock läheb peale esimese servi mängupanekut tööle ja see esimese ja teise servi vahel nagu reketit seda ei tohi teha, eks? Shot clock on ainult enne esimest servi. Ehk siis shot clocki esimese ja teise servi vahel ei ole. Ehk siis seal on ainult pukikohtuniku hinnang. Aga seal, ütleme, hinnang, ma löön selle esimese servi ära, ma tunnen, mul on vale see keeles, ma olen jookse võtnud teise reketi, kas seal pukikohtunik sekkub või... No täiesti oleneb. Ehk siis kui ta läheb joostes, kas ta venitab ja nii edasi. Okei, see on selline tunde küsimus juba. Täpselt, see on ikkagist common sense. Et hästi palju pukikohtuniku ja üldse kohtuniku tööd on see common sense, et me peame kogu aeg kasutama enda seda hinnangut ja kainet mõistust, et kuidas need olukorrad lahendada. Et musta valget on üsna vähe, et see hinnang on hästi oluline. Kas seda loodust ei ole, et tuleb shot clock kahe servi vahele, sest me teame ühte mängijat, kelle teiseks serviks valmistumine võtab tihtipeale rohkem aega kui esimeseks? Mina sellist mängijat ei tea, aga teada, ma ei usu. Ma arvan, on üks meesmängija Hispaaniast? Ma arvan, et... No üks meesmängija Serbiast on ka tegelikult. et ma arvan, et sellist asja nagu shot clock kahe servi vahel ei saa olla. Et see tundub mulle kuidagi vale. Et seal muidugi on nagu see küsimus, vaata, kui sa seda kogu aeg teed, kui sa mõtled nagu tõrjuva seisukohalt, on see nagu üliraske mängida, sest et sa pead ju kogu aeg olema maksimum kontsentраtsioonis, et millal see pall tuleb. See on samamoodi nagu selle alt-serviga, eks ju, et põrgatan, hoia ja siis äkki lased, eks ju. Ühte mängijat Lätist, kelle jalad käivad niimoodi servi vastuvõtuks valmistumisel, et temal siis jalad kogu aeg käivad selle aja jooksul. No seal on ju ka vist mingi reegel, et palju sa võid seal liigutada või ei ole? No selles mõttes seal on ikkagist jälle see nii-öelda pukikohtuniku hinnang, et kas see segab vastast või ei sega vastast. Täna nüüd liiga palju siputu seal. Et väga palju on just, et täpselt, kas see on siis, kas mängija teeb seda kogu aeg, kas ta teeb seda ühe korra, et seal on just täpselt jälle see hinnang, et ma ei tea, judgment on selle nimi, kas see on hinnang eesti keeles, et võib-olla see kõlab vale hinnang ja et see kõhutunne, kas see on ebasportlik käitumine minu vastase poolt või siis mitte, et väga-väga raske on jah seda nii-öelda mõõta. See on selline aparaat, kus on mõõdetakse kohtuniku kõhutunnet. Igal ühel on oma nivoo. Just täpselt, et samamoodi mingid reketi viskamised võib-olla mõnele kohtunikule on kohene nii-öelda reketi viskamise hoiatus, aga mõni kohtunik ütleb, et see polnud midagi. Et see ei ole nii must ja valge kogu aeg, et seda halli ala on hästi palju seal kohtunike nii-öelda töös ja kuidas me siis seda mängu läbi viime. Jätkame. Nii. Minu järgmine küsimus on siis see, kui me teeme enne mängu, toimub loosimine kahe mängija vahel. Kui meil on kohtunik, siis ta teeb seda mündiga või siis tänapäeval ka elektroonika nii-öelda tehnika vidinatega. Et mis siis näiteks loosi võitja saab valida? Gunnar, kas sa tead? Ta saab valida poole. Mis veel? Ei, ta saab, ma mõtlen, mille peale palli ikka esimesena. Nii, ta saab valida, kas ta hakkab tõrjuma või servima esimeses game'is. Mis ta see veel saab valida? Kummalt poolelt ta alustab? Selle saab siis, õiguse saab teine ikkagi. Jaa. Aga, ja üks asi on veel? Veel või? Kes teab? Ehk siis, vaata, kui ma nagu, mul on õigus valida ka pool. Kui ma valin poole ära, siis vastane saab otsustada, kas ta tõrjub või servib. See on nagu üks asi. Kui ma valin servi, siis vastane tõrjub ja võib valida ka poole. Või ma valin tõrje, siis vastane saab ka valida poole. Üks asi on veel. Mida saab valida siis loosivõitja või? Loosivõitja saab valida selle, et sinul on õigus valida. See on siis, ma arvan, see 4. asi. Täpselt, see on see 3. asi siis, et ma saan anda oma vastasele valikuõiguse. Aga kas minu vastane saab ka veel öelda, et et valika sina? Ei, see on tal siis kohustus, kui loosivõitjal on õigus seda otsustada, et sina valid.
täpselt. Loogiline. Et sellised nii-öelda valikud on olemas. Mis juhtub siis, kui meil hakkab soojenduse ajal vihma sadama ja me läheme väljakult ära ja me nüüd tuleme tagasi 2 tunni pärast? Uus soojendus, aga mis juhtub selle loosiga? Uus loos, kui loosi pole toimunud. Loos oli ära. Meil Loos juba oli soojendus käis, ehk siis loosimine tuleb alati enne soojendust. Siis me küll uut ei tee. Uut loosimist ei tee, aga kas teil on mõni muu mõte äkki? Seal on mingi aga, et ega ei tea. Näituseks, kui on muutunud nüüd, ilmaolud on muutunud. Päike on teisel pool, jah? Näiteks. Mina ütleks, et ei tee uut. Mis on tehtud, seda on tehtud. Halba õnn. Riho, mis sina arvad? Ma arvan, et seal on mingi konks, et see Gunnari variant ei ole õige, aga mis see konks on, ma ei suuda praegu välja mõelda, et midagi, kas mingit poolt lastakse valida midagi äkki või ma ei kujuta ette? Lastakse uus pool valida või? Nii, Matjas, mis õige vastus on? Tegelikult see, kes loosi siis võitis, see saab nii-öelda muuta oma otsust, et näiteks kui ta valis esialgselt, et ta servib nüüd ta saab siis otsustada, et aga ma hoopis soovin tõrjuda mängu alguses. Et siis, kui te riietusruumid välja tulete, siis pukikohtuniku kohustus on üle küsida, jah? Just täpselt. Et kui me teeme, siis tuleme pärast vihmapausi, 2 tundi on vihmapaus olnud, tuleme tagasi väljakule ja siis mäng ei alanud, vaid see jäi pooleli soojenduse ajal. Siis pukikohtunik küsib loosi võitja käest, kas sa soovid muuta oma seda loosi otsust? Aga see puudutab siis ainult neid mänge, kus on vaja hakata uuesti soojendama, mitte seda 5-minutilist pausi, eks ju? Täpselt, jaa. Et see puudutab ainult seda, kui me isegi ei alustanud mängu. Soojendus jäi pooleli. Ma küsin võib-olla lolli küsimuse. Kui Estikate esimestes ringides pukikohtunikku ei ole ju mõnedes, kes siis loosimise läbi viib? Turniiridel on siis olemas ka abikohtunikud, et abikohtunikud on turniiril siis nii-öelda, neil on siis hallata mitu väljakut ja nad siis teevad ka enne mängu loosimise. Sellisel juhul see uus küsimine, kas sa tahad jätta oma selle valikuõiguse, kes selle siis teeb? Samamoodi see turniiri abikohtunik. Okay. Et selles suhtes ma väga loodan, et ka mängijad teavad seda reeglit. No ma arvan, et see on üsna ulme, et tegelikult tavapraktika sellises situatsioonis, et mängijad loosivad ise tihtipeale, keerutavad oma reketit ja loosivad ise selle. Et kui sa küsid siin Estikate esimeste ringide mängude kohta. Siinkohal ma küsikski, et kas siis ongi nagu ainukesed variandid ongi münt ja siis nüüd ka see elektrooniline, mis meil ka siin Tallinna VTA Openil oli. Ei, ma arvan, et see reket ka variandid. Aga kas on veel mingeid variante? No see on üki, kaki, kommi, nommi, vanamees hüppas üle pommi. Seda saab kasutada. Ma ei tea, kas te juhtusite nägema, aga see klipp oli Instagramis, praegu oli Madridi Open Hispaanias ja seal ma ei tea, Kari, kas sa panid tähele? Ma vist isegi nägin seda situatsiooni. Tegid kivikäärid paberkaev. Jaa, kivipaberkäärid tegid. Jaa, Rubljov ja Vavrinka tegid kivipaberkäärid. Siis ei ole ju reglementeeritud ikkagi millega? No selles mõttes, et see oli, ma arvan, natuke show jaoks ka, et tegelikult nad kasutasid seda elektroonilist nii-öelda mündiviset. On olemas ka elektrooniline kivipaberkäärid on ka olemas. Seal läks sassi. Aga jah, et sellised võimalused on siis nende loosimisel ja nende valiku tegemistel, aga ma ütlen kõikidele mängijatele, et palun tehke loosimine alati enne soojenduse algust, et väga tihti ma näen seda, kui harrastajad teevad soojenduse ära ja siis loosivad ja siis vahetavad veel pooli, et me tahame teha loosimise alati enne soojenduse algust, ehk siis me alustame soojendust sellel poolel, kus me mängimist alustame. Et see on väga hästi tähtis punkt. Ma toon siia veel ühe harrastaja paralleeli. Ma käin sõbraga mängimas. Me teeme soojenduse ära ja siis me mängime mängime palli peale. No vot, et ärge süksid asju tehke, palun. See, kes palli saab, see võib siis servima hakata. Jaa, et selles suhtes jaa, et mis iganes jah, te välja mõtlete, kuidas seda loosimist teha, aga palun tehke loosimine enne soojenduse algust. See on hästi-hästi tähtis punkt. Nii, lähme edasi sellise asjaga nagu jalaviga. Kui meil on pukikohtunikuga mäng ja joonekohtunikud on ka, missugune joonekohtunik loeb jalaviga? See, kes tagumist joont loeb. Ja missugune kohtunik veel? Kas ainult tagumisest joont? Kus ma veel saan mängija saab jalaviga teha?
kus ta veel saab teha või? Ainult servijoone taga saab? Jaa, ta saab teha selle jalavea ka, et ta läheb teisele poole. Ehk siis see kohtunik, kes taga on, ma arvan, see, kes loeb keskmist servikasti joont. Jaa. Võib see nii olla, jah? Jalaviga ehk läheb siis võrgust. Sa ei tohi nagu minna üle nii-öelda keskkoha, kui sa servid esimesse kasti näiteks, et sa lähed teisele poole, teed jalavea. Aga kas see kehtib ka ainult selle keskmise osa kohta? Ei, see kehtib ka teise joone kohta ja seal on ka siis, et üksikmängus võid siis kuni üksikmängu jooneni servida, paarismängus kuni siis paarismängu külgjooneni. On nii reegel vist. Just täpselt, õige Riho. Et ei ole siis jalaviga ei ole ainult nii-öelda tagajoone peal, vaid on ka külgede pealt. Ma saan siis teha seda keskmise selle joone juurest ja siis ka küljejoonte juurest. Ehk siis juba mitu kohtunikku, ehk siis 2 joonekohtunikku võivad lugeda seda, jah? Kui sul on keskel ja siis servikasti joon ja äärejoon, siis need mõlemad võivad jalaviga lugeda, jah? Just täpselt. Nüüd, kui meil on joonekohtunik ei ole, kes siis jalaviga loeb? Pukikohtunik. Jaa, aga kui meil on joonekohtunikud ja pukikohtunik, siis kas siis pukikohtunik võib ka jalaviga lugeda? Ikka, pukikohtunik võib kõike teha. Jaa, et ta võib siis, juhul kui joonekohtunik ei loe jalaviga, aga pukikohtunik näeb selgelt jalaviga, siis ta võib seda öelda. Kas sa oled ka näinud ka olukorda, kui joonekohtunik loeb jalavea ja pukikohtunik overrulib selle? Kas selline asi on lubatud üldse? Ma ei ole näinud sellist situatsiooni. Ma ei ole sellist olukorda näinud. See kõlab minu jaoks natuke absurdne, et ma arvan ka, et sellist asja päris tehta vist. Overrulib joonekohtuniku poolt loetud jalaviga. Ei, joonekohtunik overrulib. Ei, ma mõtlen jah seda, mis sa mõtled, et ma mõtlen sellist situatsiooni ma ei ole vist näinud tõesti. Ei. Seal ikka vist pukikohtunik ei sekku. Jaa, kindlasti mitte. Et see jalaviga on ka selline raske call, et mängijad loomulikult kunagi ei taha seda aktsepteerida. Nad ütlevad, mina ei tee jalaviga, et see on esimest korda elus juhtus selline asi, aga mõned mängijad aktsepteerivad seda üsna hästi, et nad teavad, et nad teevad jalaviga ja selles mõttes, aga see on ka väga tähtis nii-öelda call ja väga raske call joonekohtunikule ka, et jah, aga see on selles mõttes, seda on ka väga raske lugeda, sest mõne mängija stiil on ka selline, tegelikult küsimus on ju kontaktis palliga, et kontaktpall versus siis jalgjoonel, et kumb siis enne juhtus, et sa niikuinii võid tihtipeale ikkagi peale servi väljakusse sisse astud, aga et kumb nüüd enne juhtus, kas ma puutusin palli või ma läksin jalaga vastu joont? Jaa, täpselt, et Gunnar ka, et millal siis see jalaviga nagu reaalselt toimub, et millal joonekohtunik või pukikohtunik tohib seda jalaviga lugeda? Millal see läheb siis arvesse? Ma ei tea, Riho Torapi. Ma just praegu ütlesin sulle seda, aga okei. Ehk siis see läheb... Ümbersõnastus on see, et kui su jalg puudutab joont enne, kui su reket puudutab palli, siis on jalaviga. Sama vastus minul. Jaa, pange punkt kirja endale. Mul läheb päris hästi, ma läksin sassi. Jaa, super, punkt kirja. Jaa, et siis ongi see, et näituseks kui mängija viskab palli õhku ja ei löö veel, aga astub joone peale ja joonekohtunik juba loeb jalaviga, ütleb foot fault, siis me mängime selle servi ringi, et siis see ei ole ju jalaviga, sest et servilöök ei toimunud. Nüüd ütleme olukord, kui on mängija servis esimese servi vea ja teise servi ajal ta viskab palli õhku, hakkab justkui lööma, aga ikkagist ei löö ja joonekohtunik ütleb jalaviga, foot fault. Kas mängijal on teine või esimene serv? Teine ikka. Riho? Et sa teed siis võid ju tahtliku jalavea teha? Ei. Esimene serv oli viga. Ta kaotas ju punkti ju. Esimene serv oli viga. Teise servi pealt tegi jalavea. Aga ta ei löönud seda servi, vaid joonekohtunik hüüdis enne lööki jalavea. Enne teist servi? Enne teist servi. Siis on vastasele punkt? Vastasele punkt. Aga ma ei löönud servi. Ma võin ju servi sa võid palli kinni püüda, et mul ebaõnnestus üles vise, et ehk siis tegelikult ma Kairi tahab öelda seda, et puki või joonekohtunik tegi vea. Jaa, aga kas mul on nüüd mängijal on teine serv või esimene serv? Jaa, mulle kuidagi kõlaks nagu ausalt, et ta saaks nagu uue esimese servi äkki või? Jaa, see on õige vastus. Et kui joonekohtunik siis enne loeb jalavea, et siis seal nii-öelda segab mängijat. Meil vahepeal on juhtunud selline kahetsusväärne lugu, et Kaia on otsustanud mängima hakata Roomas ja Riho peab sinna jooksma. Mitte Rooma, aga sinna boksi, kus te Toomasega kommenteerime seda mängu. Jaa, need küsimused juba tundus nii lihtsad, et ma jätan nüüd Gunnar sul vastata edasi. Aga ei, ma kasutan seda sõbra abi vahepeal. Saab helistada sulle tee peale. Väga hea. Tavai, hakka jooksma. Tšau, Riho! Tšau, Riho!
teinekord juhtub selliseid asju. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aga me jätkame. Jaa, jätkame siis sellise asjaga nagu serv, mis läheb siis võrgutripsust. Kui serv läheb võrgutripsust ja kukub kasti, on mängijal esimene serv, läks võrgutripsust ja kukkus kasti. Yeah. Mis see on siis? See on see võrgutrips. Jaa, me mängime punkti ümber, nii-öelda servi ümber. Yeah. Aga siis juunioritel on selline reegel praegu siis, kus siis juunior tennises see on näs. Ja täpselt, et see on võrgutripsust läheb punkt edasi. Mis näiteks juhtub paaris mängus siis, kui serv läheb võrgutripsust ja kukub võrgus oleva mängi ette. Jaa, ei, see põrkab siis juuniorites, põrkab tõrjuja pihta. Läheb võrgutripsust ja põrkab tõrjuja pihta. Mis sa arvad? Võrgutripsust ja põrkab tõrjuja pihta. Serv. No siis on unreturned serve. Jaa, et nüüd ongi siis see, et sellisel juhul juuniorite mängudes siis servijad võidavad punkti, sest nii-öelda pall on õhus ja see läks tõrjujate pihta. Mis näiteks punkti ajal juhtub, kui pall on mängus ja siis, või siis näiteks ka tavaservi, kui mina servin ja löön oma tõrjule, oma vastase pihta löön palli. Ja lööd otse servi. Otse pihta. Seda on nähtud ka tipptennises, oota. Kui sa lööd otse pihta, kus ta peab asetsema, et sa talle otse pihta saad? Võib-olla lihtsam näide on see Ostapenko paarismäng Wimbledonis, kus ta lõi paarismängust räägite, jah? Ei, no üksikmängus kehtib see sama asi, aga jah. Ei, no siis otse pihta ei tohi lüüa, ma ütleks. Saab hoiatuse. Jah. Ei ole, ikkagi see servija saab punkti. Kui ma löön otse õhust oma vastasele pihta, kas siis punkti ajal või siis ka servi ajal, et siis mängija, kes lõi selle palli, võidab punkti. Ja servi ajal on ju võimatu, selles pihta löö, siis on viga. See läheb ju outi. Ei ole viga, ehk siis see läheb vastasele pihta. Võib-olla täpsustaks siis lihtsalt seda, et pall läheb mängu, inglise keeles ball is in play, sellest hetkest, kui servija puudutab oma keeltega, vahet ole reketiga palli ja kuni pall on õhus, siis põhimõtteliselt pall on mängus. Aga kui pall jõuab enne väljakule või vastu siis permanent fixture'it näiteks mängija pihta, siis see on kehaosaga mängimine ja lähebki punkt nii-öelda servijale. Okei. Jaa, et selline reegel on jah, et see ball in play, et pall on mängus. Et nagu Mattias ütles, et siis sellest hetkest, kui mängija servib palli ja selle hetkeni, kuni siis öeldakse let või out, ehk siis kas pall läheb outi või siis nii-öelda võrgutripsust ka koolitakse see let, et siis on pall mängus. Et need on ka sellised nii-öelda põnevad olukorrad. Ja nüüd me läheme ka siis selle järgmise olukorra juurde, mis ongi siis see let, ja et millal me siis mõnikord mängime palli ümber ja siis seal on 3 nii-öelda olukorda või 3 nii-öelda kategooriat see reegel on siis hindrance ehk siis segamine ja seal on 3 kategooriat. Üks, mis on siis segamine, väljaspoolt tulevad segavad faktorid või segajad. Ehk siis me rääkisime, et lind lendab üle väljaku, me lööme palli sinna pihta, me mängime punkti ringi. Mis võib veel olla siis väljaspoolt tulev segav faktor, et me mängime punkti ringi juhul, kui üks mängijatest on segatud? Publik on liiga joviaalne. Nii, see on vale vastus, ehk siis publik ei lähe sinna arvesse. Ei lähe, jah. Jaa, mis näiteks võib olla? Treener õpetab. Treener ka ei lähe. Treener on minu nii-öelda, kui minu treener näiteks punkti ajal, selles mõttes, et kui minu treener punkti ajal ütleb midagi või segab, ütleb out või ütleb juba yes ja see segab mind, siis minu vastane kaotab punkti, ehk siis tema on justkui tahtlikult mind seganud. Aga väljaspoolt tulevad nii-öelda need segajad, võib olla see, et kõrvalväljakult tuleb pall või tuleb mingi paber lendab väljakule või läheb võrk, tuleb sealt sellest kinnituskohast lahti või siis näiteks väljakul mikrofon teeb mingi valju heli või siis need kõlarid teevad mingi valju heli.
aga sinna ei lähe siis arvesse publikust tulevad hüüded ja siis need treenerid ja vastased on juba siis ka teise kategooriaga. Mattias, mis veel, mis ma olen unustanud öelda? Väljaspoolt tulev siis see punkti ringi mängimine või segamine, mis võib siis põhjustada punkti ringi mängimuse, on ka see, kui joonekohtunik ütleb out liiga varakult ja parandab ennast. Või pukikohtunik ütleb out ja parandab ennast. Või siis, kui keset punkti näituseks hakkab pallilaps liikuma liiga vara, punkt veel käib, ja pallilaps juba reageerib ja liigub ja siis segab sellega ühte mängijatest, siis me mängime ka punkti ringi. Ehk siis need on need väljaspoolt tulevad segavad faktorid. Outside hindrance on selle nimi. Nüüd siis meil on 2 tükki, mis siis tulevad vastase poolt, kuidas mina saan oma vastast segada. On siis esimene on nii-öelda mittetahtlik segamine, ehk siis sinna kategooriasse lähevad need, kui mul kukub pall taskust välja, kui mul kukub müts peast ära, kui ma valukarjatuses, näiteks mul on vigastus, tuleb krambi hoog ja samamoodi esimesel korral siis, kui ma näiteks teen mingi selle valukarjatuse ja segan oma vastast, siis me mängime esimest korda punkti ringi. Aga luksumine? Noh jah, et kui kõvasti sa pead luksuma, et sinu vastane seda kuuleb, sest seal ongi siis see hetk peab ka olema, et vastane peab olema segatud. Kui mul näiteks minul kukub müts peast välja ja punkt juba sai läbi, siis see reegel sel hetkel ei kehti. Ehk siis see nii-öelda hetk peab ka seal olema, et vastane peab olema segatud. Et sellisel juhul me esimest korda mängime punkti ringi. Ja iga järgnev on siis juba tahtliku segamise nii-öelda kategoorias ja see ongi see viimane kategooria siis sealt segamisest. Ja mis seal näiteks veel on? Mis seal tahtlikus segamises võib veel olla? Millal ma kaotan punkti koheselt? Kui sina segad vastast? Häälitsemist rääkisime? Jaa, et see häälitsemine samamoodi, kui see võib olla siis pukikohtuniku hinnangul esimest korda nii-öelda siis see mittetahtlik segamine, aga kui pukikohtunik on selle nii-öelda esimest korda punkti ringi mänginud, siis järgnev võib juba olla tahtlik segamine. Aga seal kategoorias näiteks on see, kui punkt ei ole veel läbi saanud, aga ma juba ütlen come on või juba ütlen yes ja segan sellega oma vastast, siis ma kaotan automaatselt punkti. Et siis see on siis, läheb kohe tahtliku segamise alla. Või siis see, kui ma reketiga näiteks löön mitu korda vastu maad, samamoodi segab vastast. Või siis jah, et selliseid olukordi on, et millal me punkti ringi mängi. Ja nüüd me jõudsimegi selle juurde, miks me siin saates oleme, et need on nagu olulised punktid. Millal veel muidu mängija kaotab punkti? Mis olukorrad veel on? Igasuguseid olukordi. Oota, sa mõtled nüüd enam mitte leti kategooria? Jaa, täpselt. Et kuidas on? Näiteks, kui ma ei jõua palli, mitu põrget meil mängus on? No 2 põrget ei tohiks nagu olla. Täpselt, siis ma kaotan punkti. Või löön siis sinna nii-öelda outi kuskile palli väljakust välja või siis kas lae pihta, et see on ka siis out, eks ole, et ma kaotan punkti. Ja siis samamoodi on, kus ma tohin tabada palli, kas sa tead? Kus ma tohin tabada palli? Kus see palli tabamise hetk peab olema? Igal pool, taba kus tahad. Jaa, kas ma tohin tabada palli vastase poole peal üle võrgu, üle selle mõttelise joone? Kas ma tohin tabada palli? Nähtud amatöörtennises on nähtud küll neid surumisi. Aga päris professionaalses tennises? Siis vist ei tohi või? Mattias? Üks tingimus ikkagi on, kuidas sa tohid tabada seda palli. Ma nüüd täpselt ei tea, kuidas eestikeelne termin seal on, võib-olla mõned on kuulnud sibulavint näiteks. Ma löön palli, põrkab vastase poolele, aga põhimõtteliselt nii suur vint on taga, et pall põrkab uuesti minu poole tagasi. See on see üks koht, kus põhimõtteliselt sa jooksed võrguni ja sa tohid reketi üle võrgu panna ja palli tabada vastase poolel, aga samal ajal sa pead vaatama, et sa ei puudutaks võrku, sest siis sa kaotad selle punkti. Ainult sibulavindiga võib see? Jaa, et palli tabamine peab toimuma mängija enda poole peal ja siis nii-öelda edasise refleksliigutus, see siis võib minna edasi väljaku vastase poole peale, aga palli tabamine peab olema üle siis selle mõttelise pikenduse, võrgu pikenduse
mängija enda poole peal. Aga jah, siis see edasine liigutus võib minna üle. Aga kui ma taban palli vastase poole peal, selle nimi on foul shot, ehk siis, ma ei teagi, vigane löök ja vale löök ja mängija kaotab punkti. Nüüd aga jah, selle vindiga, kui siis see pall on vindiga läinud minu väljaku poolele ja nüüd läheb tagasi vindiga mängija poolele võrgu peale, siis ma võin kas võrku mängida või siis vastase nii-öelda väljaku peale. Aga ma ei tohi minna võrgule pihta, sest kui pall on mängus ja mängija läheb võrgule pihta, mis siis juhtub? Kaotab punkti. Samamoodi on vist, ma tean ka Roland Garros on üks vana video, kas vist mängivad Nadal ja Djokovic, kus siis Djokovic lööb volle või rabaku äkki ja enne kui pall on põrganud 2 korda, läheb Djokovic võrgule pihta ja selles olukorras ta kaotab punkti, sest et pall on endiselt mängus ja ta puudutab võrku. Ja see on ka hästi oluline hetk, et me peame vaatama või alati jälgima siis seda, kas pall on teinud juba 2 põrget, et millal siis see mängija sinna võrku sattus või seda võrku puudutas, et mitte selle esimese põrkega, vaid ka see teine põrge on oluline, et siis on nii-öelda, siis ma olen võitnud punkti, aga jah, et kui nii pall on mängus, siis mängija ei tohi võrku puudutada. Hüppaks sinna teemaplokki, mis juhtub, kui punkti lugemine sassi läheb? Jaa, et need paranduse, need on ka hästi-hästi olulised teemad. Kui punkti lugemine läheb sassi, siis nii-öelda pukikohtunikuga mängus, siis kuna tänapäeval on meil see elektroonika nii-öelda aitab, aga seal ka võib tekkida ikkagist olukord, et läheb sassi, siis pukikohtunik peaks koostöös mängijatega selle täpselt selle originaalolukorra või siis selle täpse punkti seisu nii-öelda taastama, aga seal mängudes, kus pukikohtunika ei ole ja näiteks tuleb abikohtunik väljakule, mängijad vaidlevad seisu üle, üks ütleb 30-40, teine ütleb 40-30, et see on hästi klassikaline nii-öelda vaidlus. Aga kuidas see need lahendatakse? See lahendatakse täpselt samamoodi, ehk siis, et me taastame selle game'i algusest peale, küsime mängijate käest, kes võitis esimese punkti, kuidas sa selle võitsid, kas vastane on nõus, kui mõlemad mängijad nõustuvad, et üks vastane on võitnud selle punkti, siis see punkt kehtib. Kes võitis teise punkti? Kuidas sa selle võitsid? Aha, okei, kui nõus. Ja niimoodi siis taastatakse ja see punkt siis, mille üle nad vaidlevad, selle me võtame arvestusest välja. Aga hästi-hästi oluline jälle reegel või siis see protseduur ilma pukikohtunikuta mängudes on see, et servijal on kohustus lugeda enne igat uut punkti öelda seis, nii et sinu vastane kuuleb ja juhul, kui ongi see punkti vaidlus tekkinud, siis ka see abikohtunik peab alati tuletama meelde, mida me juba ütleme enne mängu, et servija peab lugema enne igat punkti kõva häälega, nii et vastane kuuleb, et kas sa ma alati küsin ka, kas te lugesite seisu, kas servija luges seisu, ei lugenud. Ja, aga ma ütlesin teile enne mängu, et peate lugema. Ja siis tuletama veel kord siis mängijatele meelde, et hästi-hästi oluline on seisu lugeda, et vältida just neid selliseid olukordi, et kus siis läheb see punkti lugemine sassi. Aga sellega haakub ka natuke see teema, et kui pukikohtunik ei ole, siis hästi palju vaidlusi nende joonepealsete pallidega. Kas see, mis me nägime Holger Rune esituses hiljuti, jalaga jälje kustutamine, on see lubatud? Ma täpselt ei tea, missugusest olukorrast sa räägid, ma olen näinud mingeid klippe, aga ma ei ole nüüd ka näinud seda olukorda ise. Aga nagu ma aru saan, siis see juhtus nüüd Madridis, aga Madridis on peaväljakul kasutusel siis elektrooniline kotkasilm, mis tähendab seda, et pukikohtunik Madridis ei lähe jälge lugema ja ükskõik, kas see jälg tundub kellegile audis või sees, see ei oma tähtsust, sest et turniir on otsustanud ja kõik mängijad samamoodi toome selle Holger Rune Eesti konteksti. Et selles suhtes, et kui meil on ikkagist pallijälg, siis saviliiva kattega väljakul ilma pukikohtunikuta mängus, ja see võib ka juhtuda pukikohtunikuga mängus, seal ei ole sellist reeglit, et vastasel peab olema jälg näidata siis oma vastasele. Et saviliiva väljakul siis reegel ütleb, et
nii-öelda normaalsetes või tavalistes tingimustes peaks mängijal olema jälg, mida näidata oma vastasele, aga mõnikord on väljakud, mis ei jäta jälge või näiteks see tagajoone ala on hästi nii-öelda juba keeruline ja seal on palju jälgi ja eriti veel siis, kui ei jäta ka seda jälge, et sellisel juhul ka abikohtunik või pukikohtunik võib küsida, kas sul on jälg, ei ole, olgu, missugune oli löök, kas see oli tugev löök, kas see oli lame löök, missugune see jälg võiks siis olla, kas ta on ümmargune, kas ta on selline piklik jälg ja me küsime ka mängijate käest, kas sa oled siis kindel, et see pall oli audis ja kui meil ikkagist jälge ei ole, vastasel ka ei ole jälge, et siis ikkagist jääb see original call jääb lugema, mis siis mängija luges out'i. Võib-olla ka üks huvitav asi siia vahele, et näiteks tekibki jäljevaidlus, mina löön mingi löögi ja minu jaoks tundub sees, aga vastane nii-öelda ütleb out ja läheb jälge näitama. Kas pukikohtunikuga mängus ma tohin minna vaatama seda jälge? Pukikohtunik peabki minema? Ei, mina. Sina ise? Ei. Jah, see on õige, aga kas ma tohin minna siis, kui ei ole pukikohtuniku, et lihtsalt ongi tavaline kohtumine, abikohtunik on kuskil, aga ta ei näe seda olukorda? Mina siis kogu aeg minnakse, nii palju kui mina olen näinud. Ehk siis jaa? Kui ma nüüd ei eksi, siis see peaks vist tõele vastama, Kairi, jah? Jaa, nii on, et ilma pukikohtunikute mängudes siis mõlemad mängijad, kui on üksikmäng või siis kui on paarismäng, 4 mängijat, kõik mängid on kohtunikud ja nemad loevad siis seisu ja neil on õigus minna, õigemini neil on õigus küsida vastase käest, et nad näiteks neil jälge ja neil on õigus siis ka minna vastase poolel seda jälge vaatama. Aga ilma pukikohtunikuga mängudes siis vastane ei tohi minna teisele poole võrku jälge vaatama, sellest saab hoiatuse ebasportliku käitumise eest. Võtaks siia saate lõpupoole veel, räägiks keerulistest juhtumitest. Riho siin korraks üle huulte lipses veerevate pallide teema. Mis olukord sellega assotsieerub ja nimesid nimetamata, kuidas see olukord siis lahenes ja mitme kuu pärast see lahenes? Jaa, ehk siis sellega ongi siis see olukord, et kui meil on väljakud, kus kõrval siis on, mis on nii-öelda lahtised väljakud, ehk siis mitu võistlusväljakut kõrval, kus siis tulevad need veerevad pallid ja nii-öelda võib-olla on seal liikumist rohkem, et nagu me selle segamise olukorra juures juba rääkisime või reegli juures, et siis kui on see väljaspoolt tulev segamine, siis pukikohtunik peab hindama, kas see ka segas vastast. Et need segamised on nii-öelda ja pukikohtuniku hinnang, kas see siis mõjutas mõnda mängijat. Et see juhtuski jah minu mängus, et kõrvalt väljakult hakkas veerema siis pall meie väljaku poole, aga mängijad jätkasid mängu, mis siis tähendab seda, et nad ei olnud segatud. Ja kui sa siis pärast punkti ütled, et aga see pall nüüd segas mind või jätad nüüd punkti mängima, ütled, et aga seal on pall, siis kui sa oled mitu löök juba teinud, siis ongi liiga hilja. Ehk siis, need pallid veeresid edasi või nad olid juba veeremise lõpetanud? Nad olid juba veeremise lõpetanud, et see ongi see, täpselt, et kui see pall ka ei tule väljaku peale, et siis see on nüüd jälle see pukikohtunikuga hinnang, et juhul, kui see pall tõesti veereb väljaku peale, siis me loomulikult pukikohtunik ütleb stopp ja see pall ei olnud väljaku peal? Täpselt, et see ongi jälle just see hinnang, et kuidas see olukord täpselt on. Samamoodi on näituseks, kui pärast punkti tuleb mängija pukikohtuniku juurde ja ütleb, et joonekohtunik luges servi välja. Et mina kuulsin seda, aga nüüd me mängisime näiteks 6 lööki edasi ja nüüd pärast punkti mängija tuleb. Mis me siis teeme? Mis pukikohtunik teeb? 6 mängu edasi ja siis tulevad veerevad pallid? Ei. Nii, meil oli punkt, 6 lööki, kumbki tegi 3 lööki ja pärast seda punkti tuleb mängija sinu juurde ütleb, et joonekohtunik luges servi välja. Punkti alguses. Ja kes see joonekohtunik sel juhul oli? Vahet ei ole.
kas mängija saab tulla ja öelda nüüd puki kohtunikule, et ta luges punkti välja? Ei, muidugi ei saa. Täpselt, ehk siis ongi see, et nii kui me juba mängime edasi, siis me ei mängi enam punkti ringi, et see punkt jääb kehtima, ükskõik kas joonekohtunik luges palli välja, kas kuskilt oli mingi liikumine või siis on ka see, et minul juhtus nüüd seal Billie Jean King Cupil selline olukord, et ühe tiimi kapten keset punkti, enne kui tema enda tiimi mängija lõi pall volle, ta tõusis püsti ja tegi niimoodi yes ja tõusis püsti. Ja siis selle peale tema mängija eksis selle löögi võrku ja siis ma loomulikult pidin talle ütlema, et captain, rahu, et punkti ajal sa ei tohi rääkida. Nüüd, kui see oleks juhtunud enne vastase lööki, oleks nad automaatselt selle punkti kaotanud, aga täpselt, et need kaptenid ka alati ei taha seda nagu pahatahtlikult, et nad ongi nii elevil seal punkti ajal, et need tiimivõistlused on hästi-hästi erinevad, et seal on teistsugune atmosfäär, et need kaptenid on kindlasti väga elevil ja nii-öelda ka soovivad kaasa elada nende punktivõitudele, aga nad siiski et punkti ajal ei saa seal rõõmustada ja nii-öelda oma emotsioone näidata välja. Et juhul, kui see juhtub enne vastase lööki, siis nad kaotavad punkti ja see nii-öelda segas vastast, aga praegusel olukorral lihtsalt siis nad kaotasid punkti. Aga näituseks, kui see punkt oleks edasi läinud, aga minu hinnangul see üldse seda Läti mängijat ei seganud, vastasmängijat, siis samamoodi see punkt jätkub. Et ma ei saa ainult selle kapteni reaktsiooni või liikumise või selle hüüde pärast seda punkti peatada, juhul kui kumbki mängija ei olnud segatud, et seal on see faktor on hästi oluline, et keegi mängijatest on segatud. Mats, sa tahtsid midagi lisada? Jaa, Kairi selle jutu vahepeal, et kui oli see 6 löögi näide ja joonekohtunik Kairus out, siis siin samas kodusel Tallinna VTA turniiril meil oli selline olukord, et mängija lõi servi ja kuskilt tuli fault ehk siis viga, aga joonekohtunik näitas sisse. Mis sa arvad, mis on nii-öelda õige lahendus sellele olukorrale? Kuskilt oli fault ehk siis publikust? No joonekohtunik näitas palli sisse ehk siis jah, tema suusse ei tulnud, et järelikult see fault tuli publikust, et mis oleks siis nüüd õige ümber mängime. Mis Tallinnas see lahendus oli? Tallinnas lahendati see olukord niimoodi, et see oli punkt läks serviale väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et nagu me juba ka enne mainisime, see on põhimõtteliselt väline hindrants, ehk see tuli väljaspoolt ja ainuke asi, mida puki kohtunik saabki antud olukorras teha, on vaadata, mis otsuse langetas joonekohtunik, kui puki kohtunik ise ei näinud seda servi ja öeldagi publikule, et daamid ja härrad, palume punkti ajal vaikust. Aga kas see on täiesti välistatud, et puki või joonekohtuniku suust see fault ikkagi ei tulnud ja siis ta parandas ennast? No selles mõttes, et oleme ausad, kui pukikohtunik küsiks joonekohtuniku käest, et kas sa ütlesid midagi, mina ütleks küll, ma raputaks pead, ütleks, ma ei öelnud midagi. Et kes ikka tahab oma viga nii-öelda tunnistada, aga kui ma oleks ülini aus, siis ma ütleks, et et ma siiski ka ütlesin nii-öelda võib-olla mitte päris out, aga juba tegin mingit häält, mis tähendab, et ma segasin mängijat ja sellisel juhul on pukikohtunikul väga lihtne öelda sellele servijale, et ikkagist joonekohtunik ka nii-öelda segas, tegi häält, segas ja siis me mängime punkti ringi. Et need olukorrad samamoodi jälle iga olukord on ikkagist erinev, et kus see nüüd see hääl täpselt tuli, aga loomulikult, kui see tuleb publikust, siis punkt jääb kehtima, et mängija ei saa öelda, et aga see segas mind. Jaa, aga see võis olla keegi sinu kaaslane, kes seal seda hüüdis ja nüüd me mängime punkti ringi täpselt, ehk siis vastasel muidu oleks jah. Et selle pärast ei saa seda reeglit nagu öelda, et iga kord, kui tuleb ka segamine publikust, et me mängime punkti ringi, sest me ei saa seda kontrollida, kes seda nii-öelda segamist seal siis põhjustab. Aga see veerevate pallide näide, see mäng jäi pooleli, eks? See mäng lõppes niimoodi, et mängija lahkus väljakult. Jaa, ehk siis seal oli lihtsalt siis nii-öelda diskvalifitseerimine. See ei saanud ju olla ameti ainult põhjust, ta oli kuidagi varem ennast üles kütnud, ma eeldan. Ma arvan küll, jaa. Et selles suhtes et eks sellised otsused on väga rasked ja ega iga kord mängija ei taha aru saada ju, et kui otsus tehakse tema vastu, et
et seal jah, võis mingid muud põhjused olla. Aga igal juhul jaa, ma ütlengi ka veel kord, et bukikohtunikud ikkagist põhinevad alati reeglitele, et me ka kuskilt ei võta suvaliselt nii-öelda otsuseid vastu, et meie ikkagist alati põhjendame enda vastu võetud otsused ära reeglitest lähtuvalt, et ja need on siis nii-öelda meie nii-öelda see fundament, et kus me siis, millele me toetume ja kuidas me oma tööd teeme. Ma siia saate lõppu küsin sellise küsimuse. Jalgpallikohtunikud või üldse jalgpallis öeldakse, et ei ole mõtet kohtunikuga vaielda, kohtuniku sõna või see otsus, mis ta tol sekundil teeb, see maksab. Aga kas tennisekohtunikuga on mõtet vaielda? Seal on minu meelest 2 kategooriat vaidluste hetkedel. Inglise keeles on nende terminid question of law ja question of fact. Question of fact on nii-öelda olukord, mille üle ei saa vaielda, sest see otsus on tehtud ja see ongi nii, näiteks kõva kattega väljakul bukikohtunik lööb palli out'i ja nii on, kui ta just ennast ei paranda ja ütle correction ja nii on, ja see ongi olukord, kus ei saa vaielda. Aga question of law on täpselt selline olukord, kus näiteks keelte katki minemise koht, et sa võid ju talle öelda, et ja, reegel on nii, aga mängijal on õigus kutsuda siis superviisor või peakohtunik või abikohtunik väljakule, kes siis kinnitab seda. Et jah, see on tõesti reegel. Kas on juhtumid, kus supervisor teeb otsuse vastu bukikohtuniku otsust? Mina ei ole sellist otsust ise nii-öelda et kogenud, et üldiselt alati, kui mina olen kutsunud peakohtuniku väljakule, siis peakohtunik on kas siis minuga nõustunud, ja see just on puudutanud neid ka nii-öelda diskvalifitseerimise olukordasid, et selles suhtes et aga võib-olla on ka üks olukord, mul oli samamoodi ka siis, et oli siis et joonekohtunik luges palli välja ja mina nii-öelda lugesin palli siis sisse ja et nüüd kas me mängime punkti ringi või ei mängi ringi, et siis see esimene see nii-öelda hinnang tuleb samamoodi bukikohtuniku pealt, et seda ka ei saa, sest see on ajastuse küsimus ja seda peakohtunik ei saa muuta, aga loomulikult kui mängija ikka tungivalt nõuab, et kas ikkagist on, kas siis on punkti ümbermängimine või peaks keegi punkti saama, et mis siis nagu õige on, et seda võib siis ka nii-öelda see supervisor või peakohtunik siis nii-öelda mängijale kinnitada. No nagu me juba täna oleme saanud veendumuse, siis neid olukordi, mis võib tekkida, on teil sadu, tuhandeid, võib-olla päris miljoneid ei ole, aga kui need 100 000 faktorid omavahel kokku panna, siis ma arvan, et tuleb miljon ka kokku. Et me võiksime teha 2.-3. saate veel ja ma arvan, et kui reeglid muutuvad, see küsimus oli mul ka, kas reeglid muutuvad iga aasta? Jalgpallis tõlgendusi tuleb iga aasta juurde, iga kord kutsutakse jalgpalli ajakirjanikud kokku, nüüd näed, meil on sellised reeglid hoopis. ITF-i tennisereeglid ei muutu, aga muutuvad just iga turniirisarja nii-öelda protseduurid, et seal nagu tekib iga aasta mingisuguseid täiendusi ja ka midagi võetakse maha. Et mis siis erinevatel turniirisarjadel sa töötad, et siis kõige sellega infoga peab kursis olema. Aga ITF-i omad on nagu aamen kirikus, jah? Jaa, et need ITF-i tennisereeglid on ikkagist aastakümneid nüüd samad olnud ja siis seal ka võib-olla ainult neid osasid ka protseduure nii-öelda täiendatakse, et tuli ju juurde otsustava punktiga nii-öelda see mäng ka ma ei teagi, kui palju aastaid tagasi, aga samamoodi siis juunioritele see nii-öelda no service let, ehk siis võrgutripsus servi ajal nad mängivad edasi, et selliseid nii-öelda alternatiivseid mänguformaate, et neid aeg-ajalt muudetakse, et need on ka ikkagist nii-öelda ITF-i reeglites kirjas. Aga jah, et sellised põhireeglid, just et kõik, mis puudutab väljakut, reketit, palle ja siis neid
neid püsitakistuse punkti võitmisi ja nii edasi, et need nagu üldjuhul on ikkagi samad, et need ikkagi ei muutu nii kergekäeliselt. Kui meid kuulavad nüüd inimesed, kes lähevad mängima, neil tekib mingi vaidlussituatsioon, siis kus sa soovitad vaadata reegleid? Kas need kõik on ka eesti keelde tõlgitud? Jaa, Eesti Tenniseliidu koduleheküljel, kui oli COVID-i aeg, siis ma tõlkisin selle ITF-i reeglite raamatu üle ja väga raske on seda tõlkida, sest ma ütlengi, et keeleliselt eesti keeles ei ole neid häid vasteid inglise keelele, aga sealt siis saab ka selle lingi kätte raamatu nii-öelda tõlkele, aga mina ikkagi soovitan ka, et vaadake seda ITF Rules of Tennis äppi, et see on väga mugav telefonis kasutada ja siis kui te võistlete siis võistlussarjades, mis on ETL-i nii-öelda võistlussari, siis lugege seal neid turniirisarja juhendeid, ehk siis olge oma turniirisarja juhendiga kursis. Et ma ei tea, kas harrastusliigadel nii-öelda ka on, liigatennises on omad mingid juhendid, et või te toetute ainult nii-öelda siis tennise reeglitele, aga ikkagi teil on ju mingi mänguformaat ja pallid ja nii edasi, et olge kursis oma siis turniirisarja juhendiga ka, et see on ka hästi-hästi oluline. Aga kõik need turniirisarjad ikkagi ju põhinevad tennise reeglitel ja nendest tuleb ka teadlik olla. Ma küsin veel sellist asja, et kus teid järgmisena pukis või joonel võib näha, kui te tohite seda öelda? Ma nüüd täpselt ei oskagi öelda, suvel võib mind Pärnus pukis näha ja meistrikatel ka kindlasti tulen pukid. Ma arvan, et siis mulle usaldatakse võib-olla meeste finaal, kui Kairi ei otsusta mult seda ära pätsata. Ma ei otsusta seda kuskil ära võtta, aga minu järgmine turniir on Roland Garros. Lahe. Ma arvan, me kohtume. Nagu ma iga aasta kohtume. Jaa, iga aasta kohtume. Mul on nii hea meel näha seal ka tuttavaid inimesi, et vahel saaks ka eesti keelt rääkida. Minul on siin lugu rääkida, kui väike on maailm. Kui väike on tennisekohtunike maailm. 2021 käisin Mehhikos VTA finaalturniiril. Seal on siis ajakirjanikke veavad sellised shuttle'id hotellide vahel. Kuna Mehhikos me ei julgenud omal käel päris võõrasse linna hotelli võtta, siis võtsime ametlik hotelli ja sinna shuttle'iga siis hotelli sõites jäime kuidagi rääkima mingite mehhiklastega, et mis teie siin teete ja kuidas te turniiriga seotud olete. Ja siis ma ütlesin, mees ütles, et tema on joonekohtunik. Siis ma ütlesin, et ma olen Eestist, ma tean ka ühte kohtunikku. Keda? Kairid. Kairi, ma näitan sulle fotot, meil on Kairiga koos foto ja siis... Ja sa teadsid neid inimesi? Jaa, et maailm on tõesti väike, see tennisemaailm on ka veel väiksem seal sees, et sama päeva hommikul siis ajavahe tõttu, kui mina ärkasin, siis ma sain oma sõpradelt ühe pildi, kus nad on Gunnariga ja Gunnar saatis mulle pildi sõpradega, nii et hommikuks panin pildi kokku, et nad on Mehhikos kohtunud. Kas Eestis on, ja viimane küsimus minu poolt, kas Eestis on kohtunikke vähe, palju või piisavalt? Eestis on kohtunikke õnneks nüüd tulemas juurde noori. Ma saan aru, et neil on tulevikus väga suured ambitsioonid oma teistel erialadel õppida, aga mul on hea meel, et nad ikkagi kooli kõrvalt teevad kohtunikutööd ka erinevates rollides, võrreldes teiste maailmadega nii-öelda või teiste riikidega, kus on hästi palju nii-öelda vanemaealisi kohtunikke, siis mul on hea meel, et meil on nagu noortel see huvi tulla ja teha seda tööd, et hetkel on piisavalt, aga mul on ikkagi hea meel, et ka meil on vanemad kohtunikud, kes siis nii-öelda endiselt oma põhitöö kõrvalt ka teevad kohtunikutööd, kui palju on siis võimalik neil ja et ka ikkagi noorte pealekasv huvi on. Kahjuks loomulikult see uudis, mis paar nädalat tagasi tuli, et ATP turniirid siis joonekohtunike aastast 2025 ei kasuta, et loomulikult see natuke motivatsiooni võtab ju alla, et mul endal ka
et ma olen saanud käia kõikidel Grand Slamidel ja 2 olümpiamängudel, et see ju motiveerib mind, et teha siis neid madalama taseme turniire joonekohtunikuna, aga nüüd, kui siis need suured turniirid ära kaovad, et mis motivatsioon neil on siis näiteks siin naised 40 000 ITF-i turniiril olla joonekohtunik, et võib-olla see võtab natuke motivatsiooni ära. On nii, et joonekohtunikul ainult Roland Garrovil ongi jäänud või? Wimbledonis on ka. Grand Slamidest on nendel 2 turniiril. Ja loomulikult siis hetkel ka teised tuuri, nii-öelda VTP VTA tuuri siis võistlused. Ma arvan, et kõik need suured turniirid võib-olla isegi ei ole nii hea motivatsioon, võib-olla on ka see seltskond on minu jaoks väga suur motivaator, et kõik inimesed on väga toredad, aitavad, abivalmid ja kindlasti ma ka soovitan kõigile nii-öelda noortele, võib-olla ka vanemad võivad huvi tunda, pöörduge Kairi poole, Kairi tõesti on väga tark, teab kõiki reegleid ja ega ilma Kairita ma ei oleks, ma arvan, nii palju pühendunud sellele, et ma pean talle ka kindlasti suur aitäh ütlema. Mis on, Mattias, sinu ambitsioon kohtunikutöös? Ütleme nii, et kindlasti tahaks endale siis selle rahvusvahelise badge'i või nii-öelda märgi ära teha, et saaks rohkem nii-öelda võistlusi teha, suuremaid mänge, aga ütleme nii, et praegu ta on veel endiselt nii-öelda kergelt kõrvaline, aga ei saa välistada, et ma seda rohkem hakkan tulevikus tegema. On sul Kairiga numbreid öelda, kui ma küsin, mitu kohtunikku on Eestis? Meil on 44 rahvusliku tasemega peakohtunikku erinevates siis kategooriates ja need on siis Eesti Tenniseliidu rahvuslikud peakohtunikud. Meil on siis peast ei teagi, aga meil on suurusjärk. siis 8 rahvusvahelise tasemega seitse rahvusvahelise tasemega pukikohtunikku ja peakohtunikku ja siis üks siis see badge ka, mis on chief umpire, kes on siis nii-öelda nende kohtunike ülevaate jagaja ja nii-öelda palkaja, et siis see badge on mul ka, see esimene tase, rahvusvaheline tase, aga jah, et meil on jah siis, kellel on referee badge'id või peakohtuniku badge'id ja siis pukikohtuniku siis see esimene rahvusvaheline tase ka. Päris elukutselist kohtunikku meil Eestis ei ole? Kes ainult sellest tööst elatuks? Jaa, ei, selles suhtes, et ma ikkagist olen tennisega nii palju seotud, et aga ikkagist ma töötan ka Eesti Tenniseliidus aga ma ei tee ju seal kohtunikutööd, et see on ikkagist minul ka selline, aga ma ei saa öelda, et see on mu hobi, et sellest on ikkagist saanud ka minu töö nüüd, aga jah, et ma saan kombineerida siis oma elu ja erinevaid siis neid tegevusi, aga ma siiski käin väga palju, ma arvan, et aastas ma olen siiski pool aastat umbes ära võistlustel. Et professionaalse tennisikohtuniku karjäär on võimalik? Kui Mattias ütleb, et ma ainult sellega elus tahaksin tegeleda, sa julgustaks, et see on võimalik? Kindlasti, jaa. Et eriti veel Mattias sai nii positiivse tagasiside ka sealt, et ma rääkisin nende nii-öelda õpetajatega, juhendajatega, kes Stockholmis olid, et nad kiitsid Mattiast ja ütlesid, et anna talle ainult võimalusi ja saada ta juba sinna võimalikult kiiresti sinna rahvusvahelisse kooli, et nüüd meil on vaja Mattiasele anda mänge ja siis võimalust areneda selles pukikohtuniku töös. Väga põnev. Kairi ja Mattias, ma soovin teile, mida soovitakse? Teravat silma, kõlavat häält, kätega vehkimise oskust, kui on vaja näidata ühele teisele poole. Ja ma loodan, et meie teed veel ristuvad selles saates. Kindlasti, jaa. Aitäh, Gunnar. Häid otsuseid on vaja teha väljaku peale, et julgeid häid otsuseid ja korrektseid reeglite järgi, et need on olulised asjad. Ja aitäh, Mattias, sulle ja aitäh, Gunnar, meid jälle kutsumast. Ja minge õppige kohtunikuks, kellel see mõte on peast tulnud läbi, millal järgmised koolitused toimuvad? Järgmine joonekohtunike koolitus toimub suvel Eesti meistrivõistluste ajal ja selle koolituse läbiviija istub mul siin kõrval Mattias Tempel. Vaba kohti on veel? Kindlasti on, tulge kõik, kes on huvitatud ja siis pukikohtunike koolituse ja peakohtunike koolituse
rahvuslikul tasemel teeme aasta lõpus. Ja infot saab küsida kas siis minu kontaktide käest või siis kõik info tuleb ka Eesti Tenniseliidu koduleheküljele. Ja tuletame kuulajate meelde, et meil on ka meiliaadress tennis@delfi.ee. Ootame sinna küsimusi, ettepanekuid või lihtsalt tagasisidet. Ja Delfi taskul on ka äpp, kes veel pole aru saanud sel aastal, siis laadige alla Google Playst või Apple Podcastist ja saab meid kuulata ka Spotifyst. Aitäh tulemast ja aitäh kuulamast! Aitäh, kohtumiseni! Aitäh! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.